Tere teile kõikidele ja õnnistatud päeva. Ma loen kõigepealt tänase loosungisõna ja Uue Testamendi teksti ja ka 3. Jesaja raamatu 31. peatükist 25. salm. Ma kosutan väsinud hinge ja täidan iga nälginud hinge. Ja Uus Testament Matteus 5:3. Õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Ja 3. tekst. Taevane Isa, sinu riik on meis alles kasvamas. Aita meil ära tunda taevaseid märke siinses elus. Sina oled see, kes toidab näljaseid ja seob haigete haavu. Sinu pakutav õndsus on kätketud halastusse ja ka puhkus väsinud hingele on sinu taevane and. Armas Issand Jeesus, õnnista palun meid täna üheskoos ja luba, et see aeg oleks meile ajaks, mil sinu lähedust tunneme. Ja sellest saame täie õnnistuse, et võtame sinu rahu vastu endasse. Juhata meid. Suur tänu, et sa meid siit saadik oled kandnud. Sinu nimi olgu kiidetud ja austatud. Aamen. Istuge palun. Sõbrad, ma siirdun minevikku. Minu elus võib-olla, et see oli viimane kord, kui ma Urvastes olin, on üks märgiline tähtpäev. Täna, 6 aega hiljem, saab see nüüd täidetud. Nimelt aastal 1972, 9. mail tulin ma Urvastesse. Minu väitekiri oli valmis saanud ja tolleaegne Urvaste koguduse õpetaja, kes oli tol ajal Urvaste koguduse õpetaja? Robert Kannukene, jah. Tema oli üks Usuteaduse Instituudi õppejõududest ja temale tõin ma oma väitekirja eksemplari isiklikult. Hakkasin korraga mõtlema, et ma olin siis 37-aastane. Nüüd olen ma 88. Ja sammusin läbi selle pastoraadi, tema kabinetti ja ütlesin, nüüd olen ma oma võidujooksmise lõpetanud. Ta vaatas mulle kohkunud pilguga otsa, sest võidujooksmise lõpetamine tähendab ju elu otsa saamist. Et ma lähen nüüd issanda palge ette. Aga see oli tõeline võidujooksmine, et kirjutada valmis dissertatsioon ja see on andnudki mulle selle võimaluse,
mis ma elus olen tohtinud edaspidi teha. Ja nõnda tahtsin alustada täna meeldetuletusega Urvastest. Aga teile ütlen, et see, mis täna loosungi sõnas on, ma kustutan väsinud hinge ja täidan iga nälginud hinge, on lõpmata oluline teadmiseks võtta. Miks? Sellepärast, et me oleme praegu rahvana sellises olukorras, kus me korraga ei tea, mis edasi saab. Me oleme saanud endale sellise valitsuse, kelle vastu nüüd protesteeritakse, sest et enne valitsema hakkamist ei andnud nad teada, mis neil kavatsuses on. Ja seesama põhjus oli, miks ma selle nädala teisipäeval olin Tallinnas Riigikogus õiguskomisjonis. Sest nemad võtsid ette ühe kava võimalikult ruttu teha 1-0 ära kogu Eesti rahvaga. Eesti rahva jaoks on ajaloos tohutult oluline just perekond. Isa, ema ja lapsed. See teadmine, et perekond on oluline, on andnud sellele Eesti rahvale jõudu, kui peale 1730. aastat hakkas usuline ärkamine Eestimaal, et see rahvas ei kartnud oma jätkumise pärast, vaid see rahvas sünnitas palju lapsi ja kui arvestatakse, et meie esivanemate hulk siin maal pärast Põhjasõda, kui see 1708. või 10. aastal Eesti pinnal, meie pinnal otsa sai, et inimesi võis siia järele jäänud olla kuskil 100 000 ringis, mitte rohkem. Sest keegi ei lugenud neid inimesi üle. Aga 1897 Vene impeeriumi rahvaloenduse järel loeti üles need inimesed, kes siin suures Vene impeeriumis elasid, loeti üles need emakeele järele. Ja teate, ütleme, võtame 1710, 1897, ütleme ümmarguselt 180 aastat ja selle aja jooksul oli kasvanud Eesti rahva arv, kui suureks küsin. Teab keegi? 1 300 000. See rahvaarv oli kasvanud. Ja miks pärast? Sellepärast, et venlaste koguduse ärkamine oli sellise tähendusega, et Eesti rahvas sellest hukkasaamise positsioonist sai iseseisvaks rahvaks. Ja meie iseseisvus ei ole mitte juhuslik, vaid need on need inimesed, kes olid maarahvast ja kes tulid ja tunnistasid, et nad arvestavad Jeesuse Kristusega, et kes on üles tõusnud ja elab ja selle tunnistuse varal julgesid nad edasi minna. Ja ühtlasi on meie
rahva iseseisvune, kõik see on ju Jumala ime 1918. Ja selle taasiseseisvumine on samuti Jumala ime. Ja kui me nüüd kõik need asjad ära unustame ja ütleme, nüüd teeme niisuguse seaduse, et me ei pea üldse lugu perekonnast Eesti mõistes, vaid tahame teistsuguse perekonna kehtima panna, kes ei ole perekond. Sest ainult need pered saavad järeltulevat põlve, kus on isa ja ema peres. Aga nüüd oleme sellises olukorras, et võib-olla meil ühel päeval üteldakse, nüüd ei või me enam isa või ema sõna tarvitada, sest on vanem 1 ja vanem 2. Ja siis korraga küsin, kas meie Eesti rahvas jõuamegi sinna sellesse olukorda. Ja julgustan teid, meil on praegu üks suur ülesanne palvetada, et Jumal paneks piiri sellistele meeletustele. Need meeletused tahavad Eesti rahvast olematuks teha. Ja kujutatakse ette, et me saame ilutseda, no meil on nüüd perekond, kus on 2 meest või 2 naist, on perekond. Ei ole, ei saa olla. Ja sellepärast kutsun teid palvetama. Ja täna on mul üks julgustussõna. Ma tahan teid täna julgustada Apostel Pauluse kirjast roomlastele 11. peatükist 1. salmi. Siis ma nüüd ütlen, kas vahest Jumal on oma rahva hüljanud mitte sugugi. Ja loen selle salmi ka 739. aastal trükitud piiblist. See on see, mille varal Eesti rahva lapsed õppisid lugema. Ja see on see raamat, mis on kinnitanud meie keelt, meie emakeelt. Ja seal kõlab see nii. Seepärast ütlen minna, on Jumal oma rahva ära lükanud, ei milgi kombel. On Jumal oma rahva ära lükanud. Kujutate ette, ei ole. Jumal elab ja tema on see, kellel on meelevald aidata ja meid alles jätta. Ja kui ta vähem kui 100 aasta jooksul on 2 korda näidanud, et ta on Eesti rahvale andnud iseseisvuse, siis nüüd on selle rahva ülesanne palvetada ja oma palvetega panna sellele inimlikule rumalusele piir, et me alles võime jääda. Jätke siis meelde, kas vahest Jumal on oma rahva hüljanud, mitte sugugi. See andku teile jõudu palvetada ja uskudes palvetada. Mitte nii, et te mõtlete, ei tea, kas Jumal minu palveid kuuleb. Kuuleb kindlasti. Siis, kui sa kindel oled oma palvetamises ja usaldad teda, siis ta kuuleb su palveid. Ja see ongi see sõnum, mille ma täna
olen tahtnud teile edasi ütelda. Mitte nii, ma ju ükskord palvetasin. Ei, Jumal ootab sind, et sa oleksid ustav palvetamises, püsiv palvetamises ja jätkuvalt kindel palvetamises. Ja kui te nüüd täna, homme, ülehomme ja jätkuvalt iga päev sellepärast palvetate, võtate aega päevas sellepärast palvetada, siis tohite teie ka Jumala vastust näha. Palvetame ikka edasi ja nüüd, issand Jeesus Kristus, kes sa oled tulnud siia maailma, meid, inimesi, päästma, aitama. Ole nüüd meie lähedal ja anna meile see usk ja see usaldus sinu vastu, et sina suudad, saad, et sul on see võime, kas selles lootusetuna näivas olukorras aidata. Seal, kus me läheme sinna valitsevas olevate inimeste ette ja nemad ütlevad, meie kirikuga ei räägi. Me oleme otsustanud, aga me oleme sinu kirik ja sellepärast me täname sind, et sina meie palveid kuuled ja et sina haastad Eesti rahva peale ja jätad selle rahva alles. Su nimi olgu kiidetud ja austatud ja õnnistust kõiges meie ettevõtmistes, ka sellele päevale täna. Aamen. Veel ütlen ma teile, istuge nüüd, aga ma ütlen teile veel. Kui ma olin seal Riigikogus, siis imestasin ma väga, et selle Riigikogu poolt oli kutse saadetud oma arvamist avaldada ka vennaste kogudusele. Ja nõnda siis, sellepärast olin ma peapiiskop Urmas Viilma kõrval ja ta ütles mulle pärast, see on väga hea, et see rinne on laiem. Saage aru nüüd, vennaste kogudus on määrava tähendusega ka Eesti maal. Ja kui me mõtleme, mis me sinna liikmeks kipume, et vennaste kogudus, see on võib-olla niimoodi nagu möödaminev nähtus. Ei ole möödaminev nähtus. 1729. aastast on see vennaste kogudus Eesti maal. Ja hoidkem sellepärast oma varandust ja palugem Jumalat, et see kogudus võiks ärkamise südameks saada. Mitte meie, vaid Jumal, et ta Jumal kasutaks meid. Ja siis tulevad ja liituvad inimesed selle ärkamisega ja tahavad olla ka üks Jumala rahva hulgas. Ja üheskoos üks. Issand Jeesus Kristus, õnnistagu teid väga. Aitäh!